tere tulemast Musta kassitaru lugemisse kaksikud. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 15–21 juuni. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Nädal algab teil siin Hierofanti kaardiga. Hierofanti kaart on õpetlase kaart. Ta on selline kaart, kus kui on mida õpetada, oma tarkust jagada, siis tuleks seda teha. Aga kui endal ei ole piisavalt tarkust, aga midagi oleks nagu vaja teada, siis tuleks kas targematelt küsida või üldse minna ja õppida. Mõni kursus võtta, internetikursus võtta, mine spetsialisti juurde minna ja nõu küsida. Vot selline kaart on ta. Ja selle nõu küsimisega ja üleüldse abi vastuvõtmisega on seotud ka siin all olev müntide kuus. Müntide kuus räägib ka sellest, et tuleb jagada, kui on mida jagada, aga samas ei tohiks häbeneda ka küsida, kui on vaja midagi küsida. Kui on mingisugune probleem lahendamist vajab ja ise ei oska, tuleks nõu küsida, tuleks abi küsida, kui abi on vaja. Aga lähme üles ritta edasi. Sealt tuleb teile Sauade 9. Sauade 9 räägib teie sisemisest võimsusest, sellest jõust, tugevusest, mis teil on ja mida te ise võib-olla alati ei märka või ei tea. See kaart räägib sellest, et te olete palju võimsam, kui te ise oskate arvata, et te olete ka suitsu sees joostes võimsam. Just, et teil on tegelikult olemas absoluutselt see sisemine jõud ja te olete tugevam. Edasi tuleb tähekaart ja tähekaart räägib seda sama. Ta räägib tervenemisest, räägib lootusest, räägib lahendustest. Kui on mingid olukorrad praegu, mis teile muret teevad, siis tähekaart lubab, et asjad hakkavad paremuse poole liikuma. Tuleb tervenemine, tuleb lootus, tuleb edasiminek. See on nagu nii, kui täht langeb, siis me soovime midagi ja siiralt usume, et see soov läheb täide. Nii on ka selle tähekaardiga. Et uskuge, et asjad lähevad paremaks, olukorrad lahenevad, küsimused saavad vastused. Edasi on siin mõõkade kuus. Mõõkade kuus on sellel on, kaardil on nagu 2 tähendust. Üks on nagu põgenemine. Põgenemine ja teine on nagu, ma ütleks, et on reisile minemine. Ta on nagu kuhugi sõitmine. Ta on nagu kuhugi minemine. Eemaldumine. See võib olla selline väljasõit kusagile, mõnele reisile minemine. Eks see, kui me läheme ära olukorrast eemaldume, tuulutame ennast kuskil, eks see ju tegelikult ka klaarib meie pead, meie mõtteid, me saame oma mõtted mujale. Tulebki see sama tervenemine ja edasiminek, et meil on võib-olla vaja mõtted lihtsalt mujale saada. Ja see mõõkade kuus sellest räägib, et eemalduda, minna reisile, võib-olla on teil siin nädalavahetusel mingisugune väljasõit kuskile, lähete, mõtlete. See võib täiesti tulla nagu, see võib olla planeeritud reis, aga see võib tulla ka täiesti ootamatult. Lihtsalt tuleb mõte pähe, et lähen sinna või tänna, sõidan kusagile loodusesse, ilusasse kohta. See ei pea ju mingisugune pikk reis olema. Te ei pea ju minema Egiptusesse püramiide vaatama. Te võite minna Haapsalusse hoopiski mõnda kontserti kuulama või lihtsalt lossiparki jalutama, kui te elate näiteks Narvas või vahet ei ole, kus te elate. Et sõidate teise linna, lähete mõnda looduskaunist kohta vaatama, käite mõnel matkarajal, ühesõnaga midagi sellist. Natukene sellest rutiinist välja, ära, korraks. Aeg peatub ja lähete lihtsalt korraks ära kusagile toredasse kohta, saate oma pead tuulutada. All on siin müntide kuninganna. Müntide kuninganna on rahaasjades väga osav. Temal eelarve paigas, tema emotsiooni oste ei tee, tema ei torma poodi, mitte midagi ostma, kui temal kodus on olemas. Tema ennem vaatab kodus ringi, parandab vana. Ta ei lähe peo jaoks uut kleiti ostma. Ta ostab selle, kui tal on seda vaja, aga kui ei ole, kui tal on kodus olemas, siis tema parandab selle ära või leiab kapinurgast mingisuguse
Ta leiab sealt, ei ole mingi vilets kleit, see on ka väga korralik kleit, ta lihtsalt peab olema meelest läinud, et see olemas on. Või et see veel selga mahub. Igasuguseid asju tuleb elus ette. Sellest müntide 6 ma juba rääkisin, see on see, et väga tore on anda, kui on mida jagada. Ta ongi kas väikesed kingitused. Lähete viite töökaaslastele kommi, teete ma ei tea kellelegi välja. Teete midagi niisama head või kui on endal vaja, siis ärge häbenege küsida. Viimane kaart on teil siin sauade 5. Vaat sauade 5 tegelikult ei ole väga hea kaart, aga ta ei ole ka halb kaart, ta on konkurentsikaart. Ta on nagu vaidlemise kaart. Minu jaoks on ta selline ümarlaud, kus asju räägitakse selgeks. Arvamuste lahknemine. Ühel on üks mõte, ütleb, et see on hea, teine ütleb, et ei, nii me seda asja küll ei aja. Mul on palju parem plaan. Ei, see on täielik jama, mida teised räägivad. Vaat midagi sellist, kus vaieldakse, see on nagu debatt, nagu me telekas vahest näeme siis, kui valimised tulevad. Hakkavad nad ennast seal kaitsma ja rääkima enda seisukohti, enda neid samu lubadusi. Et vaat midagi sellist tuleb mulle silma ette, kui ma vaatan seda kaarti, siis midagi sellist on vaidlema, aga ta ei ole nagu tülitsemine, ta lihtsalt on vaidlemine, konkurents ja vaidlemine. Konkurents on ju ka edasiviiv jõud. Ega siis konkurents ja asjade selgeks rääkimine või selgeks vaidlemine, ega see halb ei ole. Võib-olla tulevadki mingisugused uued innovatiivsed ideed sellise vaidlemise või ideede loopimise käigus. Vot selline nädal tuli teile, armsad kaksikud. No tarkust, ma loodan et teil on piisavalt tarkust ja kui ei ole, siis te leiate selle võimaluse seda omandada. Õppida või mis iganes rahatarkus on, te olete tegelikult palju võimsam, kui te ise oskate arvata. Ja siuke pisikene reis, puhkusereis, mis iganes reis, lühike või pikk, ei oska mina öelda, aga teie ütlete seda mulle, ma loodan, kuhu te reisisite ja kas te üldse reisisite. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.